Tere, olen Maris ja ma mõtlesin, et ma kiiresti vaatan, mis toob aprill. Armastuses, töös, tervises ja võib-olla mingi soovitus või sõnum ka võiks olla. Vaatame armastuses kollektiivile 1-2 kaardiga. Maanda, kaitse nii seest kui väljast. Merkaba. Ülempreestri kaart tuleb. Tuleb ka päris palju spirituaalset ärkamist või taipamist, mingi kiirteele astumist. Ja sellepärast on ääretult oluline fast track ja mingi ülestõusmise või spirituaalse ärkamise protsess läheb väga kiiresti käima. Seepärast on sul väga tähtis ennast maandada. Selleks on suurepärane kas loodus või reikitamine või siis Merkaba activationi sümbol. Tuleb ka ülempreester, mis on selline nagu reiki energia, eks ju, tasakaalustamine igatepidi. Töö kollektiivile. Mis on töö vallas? Tööraha. Töö ja raha. Mõnus voolamine on. Värske, uus algus, külluse kaart. Karikatäss, ühesõnaga töö juures on uus värske algus, voolamine, karikas on täis siin pildi ilma näen. Pigem töö ja raha vallas tuleb justkui nagu külluse mõõde. Ja kui vaadata seda raha ja külluse mõõdet nagu laiemas perspektiivis, siis on sellepärast, et mingid suhte kolmnurgad lagunevad ja inimesed keskenduvad rohkem iseenda külluse loomele. Ja seda enam on ka su fookus on nüüd hoopis mujal, iseendal. Ja siis see nagu hakkab ka looma nii. Et selline asi tuleb läbi. Tervis aprillis. Ja, sest see karikate äss on ka selline, kuidas öelda, karikate äss on enese väärtustamise kaart ka, enese tassi täitmine, eks ju, et sa teed tööd, mida sa armastad kindlasti, kui sa vaatad siin või sa hakkad rohkem ka tegema tööd kõrval, mida sa armastad või midagi sellist ka. Nii, aga praegu tuli siis tervis. Tervist aitab sind suurepäraselt, su elujõud tuleb. Tule ja vee sümboolika tuleb väga kenasti tasakaalus. Voolamine on väga tähtis, aga ka see, et sa kukuksid iseendasse rohkem. Et sa pada sõimab katelt ühed mustad mõlemad, et sa ei jää sinna musta ja valge koera dünaamika vahele, vaid sa kukud iseendasse hoopiski oma essentsi. Ja sealt tuleb su elujõud ja sealt tuleb su päikeselisus, ühesõnaga hoolitse oma sisemise lapse eest. Ära vali pooli vanemate osas näiteks ka suhte kolmnurkades, kuskil kas sõprades või armastuses või töö juures, vaid vali iseennast, vali oma sisemine laps. Siis see uus perspektiiv, siis see värskus ka tööl kuidagi kandub sinna, su tervis ja töö kuidagi natukene ühenduses siin. Ja vaatame Louise Hay sellise afirmatsiooni, tuli 2. I am my unique self. Ma just ütlesin, et kuku iseendasse. Ja sinus on 50% oma emast, 50% oma isast, aga kõige väärtuslikum osa ja kõige olulisem osa, miks sa siia maailma oled sündinud, on sina ise ja sinu sisemine laps. Ja see elu ja see kõik väärib tähistamist ja panustamist ja see vajab sinu eluteel kõige suurem, see ongi sinu elu peatee.
ja selles on miinimum vanu mustreid, et sul on see õigus, et sa väärid seda. Ja my income is constantly increasing, hea uudis on see tervise osas, et kui sa valid iseennast, siis loomul tasa hakkavad tulema ka võimalused, et sinu sissetulekud lihtsalt nagu kasvavad. Aina kasvavad sellepärast, et sa oled hakanud ennast väärtustama. Ma näen siin, et tervis ja suhted ja töö on hästi-hästi omavahel seotud aprillis. Siin tuleb eriti teravalt see esile. Nii, aga vaatame siis soovituse veel. Oli ju armastus, töö, raha ja tervis, eks ja. Ja nüüd vaatame siis soovituse. Child. Ma just ütlesin, sisemise laps. Kellegil tuleb siin hoiatus ka. Ai, näe. Olgu ma võtan väga terav hoiatus tuleb siit muide. Soovituskaardiks tuleb väga terav hoiatus siin ühel. Jah, tasub olla väär. Ja siin tuli ennem ülempreester, tuleb ka kroonkeskus, usalda elu, maanda, kasvata endale juured, aga ka tiivad, eks ju. Usalda elu, aga leia ka selline. Ühesõnaga tuleb siis, ma just ütlesin sisemise lapse, tuleb tegelikult oma sisemise lapse eest hoolitse aprillis. Täpki sisemine laps. Do what you love, tee mida sa armastad, ole seikluslik. Tea, et sa oled limiteerimata. Aeg on mängida. Ole uudishimulik, õpihimuline. Ja tunne tänutunnet lihtsates igapäevastes asjades. See annab sulle sellise voolamisega töös. Naisenergia aktiveerib, kui sa tegeled oma sisemise lapsega ka. Tundub, et sisekaemus tuleb. Sa pead midagi suumima enda sees. Mingid detailid saavad paika, sest tegelikult tuleb siin hoiatuskaart ka petmine, hoiatus, keegi saboteerib sind, oht, mingi toksiline situatsioon või suhe, keegi püüab kontrollida ja isegi võib olla siin mingi rünnak, ja madal vibratsioon. Ja tuleb läbi jänes mitmel korral. Vähk ja võidukaarik number 4. Mina näen, et see võib tulla kuskilt ka mingi sellest, nagu ma ütlesin, kuku iseendasse. Et kellegile võib olla kasulik, et sina ei vali iseennast. Kellegile võib olla kasulik sind kontrollida. Black Widow. Ma ei taha küll hirmutada, aga ma ütlen seda selleks, et sa saaksid aimu sellest, mis sind ees ootab, siis sa saad seda ka muuta. Niimoodi sa kaitsed oma sisemist last, et kas sa tahaksid olla sellises kontrolli selles. Võidukaarid tähendab seda, et integreeri varjud ja valgused oma minevikust ja liigu edasi. Number 4. Kindlalt, vankumatult edasi vali iseennast. Minevik, olevik, tulevik. Ole voolamises, sest see hoiab sind stagnatsioonis. Keegi tahab hoida sind paigal, kontrollida ja see on toksilise sisuga. Olukord või inimene. Mul on kahju, aga niimoodi usalda elu. Ülempreester tuli ka, kaitse, armastusest tuli ka Merkaba, kaitse ennast ja ülempreester. Väga suured kiired protsessid tahavad tulla, kaarik on ka kiire. Ühesõnaga, mingi valgus, mingi kõrgem hingeside tahab protsessi minna, kaarikuga kiirelt, aga keegi takistab kuku iseendasse julgelt, usalda. Et see on siin, sellega sa kukud stagnatsioonist ja mingist mustrist läbi.
seda tahad kaardid öelda. Tuli teemant, loominguline jõud, usu, väärtus, pühendumine, valgus, puhtus. Ja selline vägi, mida ei ole võimalik võita, võitmatu vägi, multidimensionaalne, mitmekülgne, eks ju. Invincible spiritual power, wow. Basically siin on selline asi, et elu tahab sind lükata millessegi väga võimsasse, usaldades oma sisemist last. Aga siin on takistamised. Usalda ennast. Tuli aart ehk kunst tagurpidi, artist, eks ju. Aga teisel pool on usalda ennast ja see tuleb õiget pidi. Siin takistab keegi on võlts või kunst. Näitab ennast kellegina, kes ta ei ole. Jänes tuleb välja. Jänes. Mingi varju, keegi, kes on varjus, püüab sind hoida ka varjus. Aga elu tahab lükata sind voolamisse. Elu tahab vapsee sulle uut algust. Vau, kui võimas energia. Vau. Siin on sünkroonsus ka. See on nüüd see soovitus, selline soovitus tuli. Ja kõik hakkad mõtlema, Maris, sa ei saa öelda, nagu peab tegema. Ei, Maris usaldab, et tema kuulajad, vaatajad, lugejad on endaga niies kontaktis. Nad ise nopivad siit, mis toimib nende jaoks, mis on nende jaoks tõde, mis ei ole nende jaoks tõde. Maris teab, et ka konstellatsioonis on see, et esmane emotsioon, esmane sõnum on kõige autentsem. Seal ei ole filtreid, teejuhtidelt siis kanaldus või ka konstellatsioonis, see on kõige ausam, sa saad kõige ausamaid vastuseid ja see on siis võimalik muuta ümber, see midagi ei ole kivisse raiutud, sa saad ümber muuta, aga minu ülesanne on siiski rääkida tõde, minu ülesanne ei ole olla siin, et pliisida kedagi või taldu lakkuda, minu ülesanne on rääkida tõde sellisel kujul, nagu see on ja luua läbi selle arengut ja muutust. Ja ka konstellatsioonis räägitakse, et kui sa räägid seda esmase informatsiooni või emotsiooni või tunde pealt, on see kõige autentsem. Ilma filtrita, ilma manipulatsioonita. See on kõige ausam, tõesem ja see ongi otsekanaldus, puhas kanaldus. Mina olen lihtsalt sõnumi tooja. Ja ei ole nii, et kui Maris ütleb, siis nii on või nii peab tegema või käsk on antud, kindlasti mitte. Mina ise ka ei tee nii, et kui keegi midagi ütleb, ma ütlen ahah ja teen. Ei, mul on omal ka filter olemas ja ma valin ja nopin välja alati selle, mis on minu jaoks, mis ei ole minu jaoks. Küll aga ma olen puhas kanal ja selge, konkreetne kanal, ma räägin nagu asjad on autentselt, ausalt. Sest muidu, mis on asjal mõtet? Muidu ei ole asjal mõtet, kui hakata sinna oma lugu vahele rääkima. Et vau, selline sõnum tahtis siis läbi tulla, ühesõnaga ole hoitud, ole kaitstud kõrgemate jõudude poolt. Tea, et kui sa oled oma sisemisel lapsel olemas, siis sa oled võitmatu, siis su vibratsioon on nii kõrge, et keegi ei saagi mingid negatiivsed need tulla sind takistama. Võib-olla nad varem said, sest nad oskasid hästi manipuleerida, aga mitte enam. Siin tuli läbi ka tegelikult mingi suhte see ka, sest sa astud oma väärtustamisse. Hakkad oma tassi täitma. Vau. Väga suured muutused tuled aprillis. See ei ole aprilli nali. Ma mõtlesin, ma teen hästi kergelt. No ei tulnud väga kergelt. Tervisesoovitus sai ka räägitud. See, kui sa elad autentselt iseendana, enda keskmes ja räägid tõde sellisena, nagu see on, selles on nii suur vägi ja puhastus. Ja tänapäeva maailm seda väga-väga vajab, sellepärast, et muidu me lihtsalt kordame neid vanu mustreid. Ja minu lehekülg on täiesti vabatahtlik.
et kui see ongi, et siia tuled, kui sa tunned, et see on sulle panuseks, aga see ei ole kohustuslik ja kõik minu sõnumid on ka küll väga konkreetsed ja otsesed ilma filtrita kanaldused, kuid alati ma ju automaatselt eeldan, et ja ma tean ka, et minu kliendid on ikkagi ise mõtlevad olendid ja nemad ise valivad, mis on nende jaoks, mis ei ole nende jaoks, need on üldkollektiivsed lugemised. Minule meeldib väga, kui minu kõrval või minu ees istub või seisab keegi inimene, kes ka räägib kaasa, kes ka argumenteerib, analüüsib, et tal on omal filter ja piirid paigas. Ma väga isegi õpetan inimesi seda tegema, nii et midagi ei ole kivisse raiutud, kõigil on oma vaba tahe. Seda ma tahtsin öelda. Jah, minu lugemised on teistsugused, kuid kui ma teeksin seda nagu kõik teised, siis mis sellel mõtet siis oleks? Olgu, aitäh sulle. See oli aprill üld, kollektiivne. Vau. Kõike head sulle.